Kuskilt on jäänud meelde mõte. Usalda ülemõtlejat, kui ta ütleb, et ta sind armastab. Sest ta on mõelnud väga põhjalikult ja erinevaid variante kaaludes, sadu ja sadu kordi, miks ta ei peaks. Kui suur ülemõtleja sina oled? Ma tunnen viimasel ajal, kuidas kukun mõtete hekseldamisrattale aina kiiremini. Vahepeal see haarab mind sellise jõuga enesesse, et kaotan ratsionaalsuse sootuks. Olles sellisel rattal mitmeid päevi olnud, nägin täna valgust tunneli lõpus. Nimelt haarasin sellel ülemõtlemisel sabast ja avastasin, et see on pelgalt emotsioon. Ja mis ma sellega tegin? Tõstsin ta endast väljapoole ja nägin üle väga pika aja taas selgelt. Kui võimas oli olnud see emotsioon minus, mis kohati mind hingetuks tegi. Uurisin emotsiooni erinevate nurkade alt, jõudes ikka ja jälle punkti, mis peegeldas minu enda ebakindlust. Tundes ennast, tean, kui ebakindel olen olukordades, kus on tunded mängus. Muutun justkui väikeseks, kogenematuks ja liiga avatud südamega tüdrukuks. Ja see tüdruk on ebakindel. Miks? Ma ei tea. On elu seda teinud, kehvad kogemused või hirm selle ees, mis võib saabuda, kui luban endal liiga kaugele minna. Lihtsam on ju lukustada end kuhugi, kus pole ohtu, kus on turvaline, kus on mugav. Ent eile sõbraga rääkides puudutas mind tema öeldu, mis tuletas mulle meelde enda mõtet. Kui tahad kõike enda elus kontrollida ja omada, eemaldades inimesi enda elust, lubamata neid ligi, võid ju kogeda lihtsamat, turvalisemat elu, aga ka väga üksildast elu, sest lubamata endal ebaõnnestuda ja haiget saada, ei koge ka rõõmu ja positiivseid emotsioone. Kuidas valid elada? Riskides ebaõnnestumisega, aga elades? Või kontrollides kõike, välistades komistamised, aga kogemata ka rõõmu? Usun, et tervislikum ja täisväärtuslikum on elada täiel rinnal koos kogu emotsioonipaletiga. Miks ma seda täna kirjutan? Sest täna tundsin, et igasugune ülemõtlemine, kehv tuju, mõne mõtte siunamine on pelgalt emotsioon. Kui teadvustada nendel hetkedel, et see on nätsakas emotsioonipall enda sees, mis on sama kiire kaduma, kui see on kiire tekkima, aga see ei ole mina, on võimalik endasse lahustada, välja tõsta ja saavutada neutraalne olek. Selles neutraalsuses saabub rahu ja mõistmine, et kõik on tegelikult väga hästi. Kõik tuleb, mis peab tulema, ja kõik see, mis on saabunud, on millegi jaoks vajalik. Mulle meeldib üks mõte olukordades, kus ei suuda või ei oska otsustada. Mina tahan seda või teda, aga olen väsinud, mistõttu lasen universumil otsustada. Mõneti on see ehk vastutuse enda õlult äralükkamine, aga see vabastab selle emotsiooni, mis närima on asunud, mille tagajärjel saabub rahunemine ja arusaamine, et väga palju asju meie eludes ei ole meie kontrollida. Oluline on anda endast parim igal ajahetkel, olla hell ja kaastundlik inimene, elada nii, et endal ja teistel meie ümber on hea ning sellest piisab. Kõik, mis seeläbi kaasneb, on vajalik. Millekski ikka.